Tere, mina olen Taavi Altpuum Oliverist ja olen turundusstrateeg. Oleme siis keskendunud tööstusettevõtete turundusele ehk peaasjalikult tööstusturundusele. Ja täna, miks sa selle meiliga said ja seda videot praegu vaatad, on see, et uute müügivõimaluste loomine tööstusettevõtetele on selline uus ähm, kampaania või uus teenus, mida me siis pakume ja teeksingi sulle täna ülevaate, et mida see teenus siis konkreetsemalt endas sisaldab. Ehk nagu juba mainitud, tegemist outreach kampaania siis teenusena, mis on siis edasimüüjate ja lõppklientide leidmiseks ehk B2B kontaktide leidmiseks mõeldud. Ehk selle teenuse käigus me aitamegi tööstusettevõtetel leida üles uued potentsiaalsed edasimüüjad või lõppkliendid soovitud sihtturul, kasutades selleks siis e-posti turundust külmade kontaktide aktiveerimiseks. Ja see tänane reaalsus, kus me müügis ja turunduses tööstusettevõtetega nagu oleme, on tihti see, et müügitiimid on hõivatud, aga kasvupotentsiaal kui selline vajab süsteemsust ja järjepidevust. Ehk müügitiimid täna tegelevad pigem olemasolevate klientide ja projektidega. Proaktiivne uute võimaluste loomine jääb prioriteetsuselt tihti tahaplaanile, sest täna on vaja tegeleda nende klientidega, kellelt raha nii-öelda teenida. Aga samas uute klientide leidmine, uute edasimüüjate leidmine jääb tihtipeale nagu tahaplaanile ja on pigem selline reaktiivne ehk siis teeme siis, kui tolleks hetkeks nagu vajadus on. Aga samas ettevõtjana, juhina, turundusjuhi või müügijuhina tahad sa ette prognoosida ja pidevalt nii-öelda töös hoida, pipeline'i nii-öelda uuendada ja seeläbi uusi kliente ka saada. Ja kolmanda probleemina, mis siis täna me näeme siin tööstusettevõtete müügis ja turunduses, on see, et uued võimalused tekivad juhuslikult ehk on soovitused, messid, aga keegi ei loo neid teadliku ja järjepideva süsteemina ehk ei ole kogu aeg seda turundusmotion'it töös. Mis me lahendusena näeme, on see, et mis siis, kui müügivõimaluste loomine ei ole enam müügitiimi töö, vaid mis siis, kui me suuname selle turundustiimile. Seetõttu saab müügitiim keskenduda müügile ja tehingute lukkulöömisele. Uute võimaluste loomine on süsteemne, kasutades tipptasemel tehnoloogilisi võimekusi, mis täna siis AI ja muude andmebaaside kasutamisel on teinud kogu seda outreach'i tegevust oluliselt lihtsamaks. Kõik tegevused on sihitud, järjepidevad, läbimõeldud ja struktureeritud siis meie poolt, kes me oleme siis Eestis ainsa tööstusturundusele spetsialiseerunud agentuur. Ja seeläbi on su väärtuspakkumine ka klientidele mitte ainult leitav, aga ka arusaadav ja ihaldusväärne. Ja samas ei ole sul vaja majasisest müügitiimi nii-öelda laiendada või uusi inimesi sisse tuua majasiseselt, vaid sa saad kiirendada oma müügiprotsesse läbi siis Oliveri agentuuri ja seeläbi uutele turgudele siis kuluefektiivselt jõuda. Nüüd, mida see outreach teenus endast kujutab? Ma jaotaksin selle 6 erinevasse etappi. Ehk esmalt on sihtgrupi ICP määratlemine ehk me loome selle sihtgrupi või ideaalkliendi profiili, keda sa siis tahad enda juurde nagu meelitada. Olgu selleks siis edasimüüja näiteks Austrias või lõppklient Ameerikas. Me paneme paika, keda me sihime ja läbi selle siis hakkame kogu seda kampaaniat üles ehitama. Järgnevalt tulebki kontaktide ja nimekirjade koostamine, milleks kasutame erinevaid tehnoloogiaid ja andmebaase, kaasa arvatud meie enda välja töötatud tarkvara, mis võimaldab siis meil kontakte üles leida. Ja kui meil need kontaktide nimekirjad on koos, siis on vaja need kontaktid ära valideerida, aru saada, kas need kontaktid on valiidsed, kas meilid, mis me üles leidsime, on ka toimivad ja läbi selle siis saabki seda protsessi automatiseerida ja lihtsamaks muuta. Kolmanda aspektina ongi outreach kampaaniate läbiviimine ehk need kampaaniad tuleb seadistada, need tarkvarad tuleb ära seadistada, mille abil siis hiljem on võimalik neid kampaaniaid või meile välja saata ja läbi selle siis tuleb ka optimeerida neid kampaaniaid. Et see ei ole ühekordne tegevus, et ma saadan nüüd sama teksti kogu aeg välja, vaid neid tekste tuleb järjepidevalt muuta, õppida, mis toimis, mis ei toiminud, kas see call to action toimis, kas me peame seal call to action'is midagi muutma, kas see link, kas see väärtuspakkumine, mis me sinna sisse lisasime, on piisav selleks, et initseerida seda huvi või kontakti võtmist. Seega see on selline järjepidev töö. Siis on järeltegevused ja vastuste haldamine ehk kui keegi vastab, siis tuleb nende vastustega tegeleda. Nendele vastustele tuleb saata siis omapoolseid vastuseid, kinnitada, ümber lükata mingeid vastuväiteid ja kõige sellega tuleb ka samamoodi tegeleda.
Siis on kontaktide kvalifitseerimine, ehk tulebki aru saada, et need kontaktid, kes vastavad, kes tunnevad huvi näiteks edasimüügivõrgustiku loomisest mingis konkreetses sihtriigis, siis ka seal tuleb nagu ära kvalifitseerida sinu müügitiimile, kas see kontakt on üldse sobilik müügitiimiga rääkimaks. Kas me kulutame müügitiimi aega selleks, et kohe alguses anda see müügitiimile üle ja lasta neil sellega tegeleda või on keegi nii-öelda kõrvalpartner, kes aitab selle kontakti nii-öelda üles soojendada ja siis edasi sealt kampaaniat optimeerimine ja paremaks tegemine. Ehk tegelikult tulemusena, mis juhtub, on see, et sinu müügitiim suhtleb ainult huvi üles näidanud kontaktidega, mitte kellegi teisega. Ja teenuse elukaar näebki välja siin järgnevalt selline, kus me tegelikult aitamegi sul selle eeltöö käigus, mis on 2 nädalat pikk. Aitame luua selle pakkumise, mis kõnetaks seda nii-öelda ICP-d ehk ideaalkliendi profiili, loome listi ja selle 2 nädala käigus tegelikult me registreerime ka sulle erinevad domeenid, mille alt siis hiljem neid meile välja saatma saab hakata, sest mida me ei soovi, et sinu ettevõtte põhidomeeni alt kirjad läheksid inimestel spämmkasti, sest see tähendab seda, et kõik sinu ettevõtte ülejäänud inimesed, kes meile hiljem välja saadavad, ka nende kirjad lähevad spämmkasti. Seda me teha ei soovi, seetõttu me kasutame unikaalseid domeene, registreerime need täiesti eraldi ja nende domeenide nii-öelda sisseseadmine võtabki niisugune 2 nädalat aega erinevate meiliplatvormide poolt, et muutuda siis turvaliseks ja valideeritud meili väljasaatjaks. Nüüd 14 nädalat on siis kampaania lansseerimine ja optimeerimine, mille tulemusel me kasutame AI-d, me kasutame siis kontaktide valideerimiseks AI-d, me kasutame meilide väljasaatmiseks AI-d, me loome kampaaniad, me optimeerime neid kampaaniaid jooksvalt, loome nii-öelda eraldi meili flow, et see ei ole ühekordne kiri ühele kontaktile, vaid seal läheb ikkagi 4, 5, 6 kirja lähevad siis ühele kontaktile kindlasti välja. See vajab kõik nagu optimeerimist vastavalt ICP-le, et me ei saada lumelükkajale teehooldusettevõtte reklaam, sellepärast et need 2 ICP-d, ideaalkliendi profiili on täiesti erinevad ja see vajab täiesti erinevat lähenemist. See, kas kogu kampaaniate osas on vaja optimeerida vastavalt siis ideaalkliendi profiilile. Siis on Unibox, mida me kasutame selleks, et need olemasolevad kontaktid, kes ühendust võtavad, kes tahavad lisainfot saada, oleks koondatud ühtse süsteemina nii-öelda müügihaldustarkvara mõistes. Ja seeläbi me saame siis neid kontakte paremini oma flow's hoida, vastata neile võimalikult kiiresti, anda neile tagasisidet, anda neile lisainfot, küsida teie müügitiimi käest konkreetsemat infot ja põrgatada seda infovahetust siis nii meie selle olemasoleva nii-öelda teie müügitiimi ja selle potentsiaalse kliendi vahel. Sellele järgneb analüütiline pool, kus me siis vaatame kõiki neid kirju analüütiliselt, vaatame, mis toimis, mis mitte, loome sellest omapoolsed kokkuvõtted, raportid ja anname sellest ka absoluutselt sulle märku, sest ka sina pead olema teadlik sellest, kuidas need kampaaniad toimivad, kas me väärtuspakkumises peame mingeid muudatusi tegema selleks, et mõne turu mõistes midagi teistmoodi teha. Olenevalt turgudest on ka erinevaid lähenemisi, kas või alustades sellest, et mõni edasimüüja soovib, et nende koduriigis oleks toode valgeks värvitud või erinevad muud teised värvilahendused. Et sealt tulevadki mängu need erinevad nüansid, mille mõistes me siis anname ka jooksvalt tagasisidet, mis me sellelt turult kuuleme. Ja tegelikult selle 16 nädala jooksul ehk 4 kuu jooksul see esmane kampaaniaga lõpeb ja saame sealt teha edasisi järeldusi. Miks on mõistlik teha seda outreach meiliturundust? Me teame ja ka teie teate, et tööstusettevõtete müügitsüklid vajavad järjepidevust. Otsustajad ei vasta alati esimesele kirjale. Järeltegevus on tihti olulisem kui esimene kiri ehk aktiveerumine toimub seal 3.–4. kirja peale. Tulemused paranevad aja jooksul ehk see üksik kiri ei muuda maailma, oleneb sellest muidugi, kui hea see kiri on, aga üldjuhul statistika näitab, et see esimene kiri ei ole alati nii-öelda conversation starter, et sealt on vaja järgnevalt olla ise järjepidev selleks, et inimesed 3.–4. kirja peale sulle ka vastaksid. Ja meie enda nii-öelda ettevõtte poolt tehtud viimase uuringu kohaselt oli Eesti masinatööstuse ettevõtete keskmine müügitsükkel edasimüüjatele 12–36 kuud.
See tähendab seda, et kiiret võitu siit nagu oodata on nagu keeruline. Seda on vaja järjepidevalt teha ja kasutada, aga kui me 4 kuud teeme seda eelsoojendust ja saame sealt selle kontakti kätte, kes siis saadetakse edasi teie müügitiimile, siis on tegelikult juba väga suur osa sellest üldisest müügitsüklist ka läbi käidud. Meiepoolne väärtuspakkumine selle outreach meiliturunduse pakkumisel on see, et me võtame müügitiimi õlult ära uute prospektide leidmise sihtriigis, kontaktandmete ja listide loomise, mis tihti on ajamahukas ja tihti tänasel päeval ka müügiinimesed teevad seda jätkuvalt manuaalselt, mis täna meie vaatest ei ole enam sobilik, vaid seda saab teha erinevate tehnoloogiate abil. Me teeme ka sõnumite testimist, kuna me oleme ise tööstusturundusele siis keskendunud agentuur. See tähendab seda, et meil on väga hea arusaamine sellest, kuidas teie lõppkliendid edasimüüjad ostavad ja selle abil me suudame siis seda ärisügavust sinna sisse, lisades luua ka selliseid müügitekste, mis aitaksid inimest aktiveerida teiega ühendust võtma. Siis on ka järeltegevused kontakti soojendamisel, ehk siis ka nendega ei pea teie müügitiim tegelema, vaid tegeleme meie. Ehk siis me aitame ära kvalifitseerida selle kontakti ja anda nii-öelda konteksti müügitiimile. Ja kui on sobiv hetk see müügitiimile edasi anda, siis on teie nii-öelda kalendri vaates juba videokõne kutse üles laetud ja saate sealt lihtsasti minna videokõnesse ja selle potentsiaalse edasimüüja või siis ka lõppkliendiga juba konkreetselt üks-ühele suhelda. Erinevad tehnoloogiad, mida me selle teenuse pakkumisel kasutame, on siis puhtalt selle jaoks, et turundus teha tulemuslikumaks. Meil ei ole mõtet kulutada kümneid tunde selle peale, et neid kontakte näiteks üles otsida, mis muidu oleks manuaalne töö. Me kasutame selleks tarkvara, saame selle minutitega kätte. See tähendab seda, et kogu tööprotsess on efektiivsem ja seeläbi kogu teenuse hind on teie jaoks oluliselt mõistlikum kui see, et te võtaksite näiteks inimese, kes üldse hakkaks neid kontakte otsima ja manuaalselt läbi käima. Lisaks sellele me siis kasutame AI-d ehk meil on eraldi automatiseerimise tööriistad, mida me saame kasutada selleks, et need meilid läheksid õigeaegselt õigetele kontaktidele ja läheksid ka teatud nii-öelda ajalise intervalli tagant. Ehk me suudame selle järjepideva süsteemi selle 4 kuu lõikes luua, mis tähendab seda, et ei ole nii, et me saadame esimesel nädalal esimese kirja välja ja siis järgnevad 7 nädalat on tühi maa, vaid kõikide nende 8 nädala vältel näiteks on ikkagi meil meilid välja saadetavad ja teie ettevõtte kohta info jõuab siis õigete kontaktideni. Ehk lõpetuseks meie tegeleme siis kontaktide sihtimisega, nende ülesotsimisega. Me teeme kogu selle outreach'i ehk siis külmad nii-öelda e-mailid saadame potentsiaalsetele klientidele. Me optimeerime kampaaniaid, kasutades oma varasemat tööstusturunduses siis teadmise ja oskusi. Ja neljandaks me valideerime need kontaktid teie jaoks ära. Ehk siis kui nad on valideeritud, siis jõuavad nad teie müügitiimi kalendrisse videokõne kutsena. Ehk teie ülesanne või teie ettevõtte ülesanne jääb lõpuks selle müügi lõpule viimine. Ehk kui on kvalifitseeritud kontakt, siis teie ülesanne on see kontakt ka lõpuks müügiks ära valideerida. Hinnastus, lihtne, loogiline, 4 kuu perioodi peale kogu hind 4000 €, mis tähendab seda, et teil on terve nii-öelda personaalne kampaaniastrateeg, kes teiega igakuiselt tegeleb, iganädalaselt tegeleb, pluss te saate raportid tegevustest, mis siis kogu selle kampaania käigus toimuvad. Ja erinevad sihtriigid, kuhu me täna saame nagu pakkuda, on Euroopa, USA, Kanada, Uus-Meremaa, Austraalia ja Aasia. Et nendele turgudele saame me seda outreach meiliturunduse kampaaniat pakkuda. Ja eesmärk on siis nendesse sihtriikidesse sobivate edasimüüjate või lõppklientide leidmine ehk siis B2B klientide leidmine. Ja kuna see teenus on võrdlemisi populaarne olnud siin esimeste nädalate jooksul, kui ma seda müügitööd siin teinud olen aktiivselt, siis selleks kvartaliks on meil jäänud nii-öelda 3 vaba kohta, nii et kiirematele jääb see võimalus selles kvartalis ka meiega koostööd teha. Natukene meist, kes me oleme, mida me teeme. Moliveri on siis tööstusturundusele pühendunud ettevõte, nagu ma juba mainisin. Meie tiim on väike, aga tubli. Oleme 5 ja teinud siis tööstusettevõtetele turundust juba
pea 10 aastat. Meie eesmärgiks ongi muuta tööstusettevõtted oma klientidele siis leitavaks, arusaadavaks ja ihaldusväärseks. See tähendab seda, et me aitame teie klientidel jõuda tänu turundusele teadliku, mitte manipuleeritud ostuotsuseni. Ehk me viime teie ettevõtte põhisõnumi, väärtuspakkumise teie õige kliendini ja leiame ta üles, anname talle kogu selle konteksti teie pakutava kohta ja muudame teid ihaldusväärseks. Ja me näeme, et digiturundus täna on kasvuallikas ja kuna see outreach meiliturundus on täna efektiivne lahendus, kuidas selle õige kliendini jõuda, siis see on nii-öelda sisseviskav teenus, mida me ettevõtetele ka pakume. Muidugi me võime ka teisi teenuseid pakkuda digiturunduse valdkonnast, aga keskendume hetkel sellele outreach meiliturundusele. Me näeme, et see asi toimib. Me näeme, et siit tuleb ka kiiret sellist tagasisidet sihtriikidest, kus edasimüüjad otsivad enda tootevalikusse uusi tooteid ja Eesti selles kohas on nagu väga heal tasemel. Meie tooteid oodatakse välismaale ja selle müügi close imine seal on oluliselt lihtsam seeläbi. Ettevõttena ise me oleme pidevas arengus, nii nagu ka praeguse outreach meiliturunduse teenuse esitlemine siin teile ka näha on täiesti uus teenus, täiesti uus lähenemine ja julgeme seda nagu välja pakkuda, sellepärast et ja julgeme seda avalikult välja pakkuda, sellepärast et meil on selle osas juba kogemus olemas. Mis meid nagu tugevaks teeb, on see ärisügavus. Ehk siis me sukeldume süvitsi kliendi ärisse, et tagada efektiivne turunduskommunikatsioon lõpptarbijale. Kindlasti olete ise ka tähele pannud, et selle tööstusettevõttes turunduse tegemine on üldiselt keeruline, ei saada aru, mis on see nii-öelda tuum selle ettevõtte puhul, siis meie nii-öelda agentuurina muud moodi ei saagi, kui me peame tundma teie ärisügavust. Kui me ei tunne teie ärisügavust, siis me ei suuda ka potentsiaalsele edasimüüjale Austrias või potentsiaalsele lõppkliendile Kanadas teie tooteid ka müüa. Aga see on üks meie tugevus, mida ka meie varasemad kliendid on tähele pannud. Ja sellega ma tegelikult lõpetaksin selle esitluse. Kui sa tunned, et outreach meiliturundus oleks sinu ettevõttele sobilik ja sooviksid seda teemat lähemalt uurida ja arutada, siis võta minuga julgelt ühendust, vasta sellele meilile, mis ma sulle saatsin ja kus sa selle videoga kätte said, sest ega tegelikult kogu see outreach meiliturundus sinu ettevõttele näeb välja täpselt samamoodi, nagu mina praegu siin sulle neid meile saadan. Seega siiamaani on see toiminud efektiivselt, oleme siit uusi kliente endale leidnud ja ma arvan, et ka sina sellesama lähenemisega ja meiepoolse nii-öelda sügava äri tundmisega suudad olla edasimüüjatele ja ka lõppklientidele soovitud sihtriikides väga hea partner.